Tinti. Ma panin selle mikri siia külje peale. Tere. Oi. Tervitused. Minu on häälatu peal. No tere, Amaania. Tere, Vahur. No kuidas läheb? Kuule, minu läheb hästi tegelikult võrdlemisi. Tere, sõbrad. Tere, sõbrad. Kuidas teil läheb? Tõenäoliselt see hetk, kui te juba seda kuulete, Nii. see hetk, kui te olete pannud play ja mingi bla, see mustrannaid, siis on Spotify's 100 000 kuulamist. Aga meil oli enne, mingi hetk oli 2 kanali peale kokku vist 100 000 on ju. Ja, see oli, aga no YouTube on mõnekümne tuhandega maas. Nii et, Okay. aga Spotify's saab kohe 100 000. No see on ju tegelikult päris tähtis number jällegi on ju. Päris numbrane, jah. Nii et jätkuvalt siis kuulake, subscribe'ige, tellige, mis iganes see nupuvajutus seal on ju. Spotify's on vist follow ja YouTube'is on siis subscribe on ju. Et ärge unustage seda teha, et meile näidata siis nagu toetust on ju, et rahvas ikkagi kuulab ja kuigi suvel, ma ei tea, kas on nagu näha ka, et on vähem kuulamisi või ei ole? Meil oli vahepeal päris palju külalisi, vaata. See Siis külalised toovad ikkagi külas. uusi kuulajaid. No, Ja no muidugi, kui midagi ära murtakse. Jätkuvalt kõige populaarsem. no aga äkki on aeg uuesti nagu ära murda. Never again. Et noh, meil on täna ka nagu üks osa teemast on nagu murdmine, vaata. Truuduse murdmine. Truuduse murdmine. Jah. Kas sa oled spetsialist selle alal? Truuduse murdmisel või? Et nagu mina või? Jah. Pigem mitte. Ehk siis üks teemadest on? Kas petmist on võimalik andestada? Kas petmine on suhte lõpp? Noh, jah, ütleme siis nii. Kas petmine on suhte lõpp ja me võtsime täna siis 2 nagu teemat, et me saame need nagu omavahel ära ka siduda justkui. Ja teine on siis, et kas sotsiaalmeedia on tänapäeva suhted ära rikkunud. Jah. Kummast sa tahaks alustada? Kumb on rohkem rikkunud? Kas petmine või sotsiaalmeedia või? Need on 2 asja, mis rikuvadki suhteid ju. Ma arvan, et suures pildis 2 suurimat, jah. Sest et sotsiaalmeedia ongi see, et see on sul kogu aeg nina ees, sa näed kogu aeg neid ilusaid naisi. Ahvatlusi, jah. Ja maised ahvatlused. Sa oled dieedil, aga sul laud on kahetud. Sa kõnnid sealt sellest kaneelirulli kohvikust mööda, vaatad kõik on ilusti värskelt ahjust tulnud. Aga sul on gluteeni talumatus. Ei saa võtta. Räigelt passivad seal pehmed, soojad, siuksed kaneelirullid, tahaks sinna vahele ma näo panna. Aga sa ei saa. Või siis, kui saad, siis mis siis saab? Jah, et no sotsiaalmeedia on olin ka vanasti varem selline vend, kes nagu ikka läks kogu aeg nende ilusate piltidega kaasa. Ma tean. Selles mõttes, et seda on suht naljakas vaadata, kuidas ongi mingid tšikid, vaata. Ja siis on mingi kontingent nagu mehi, kes on need sarilaikijad. Kõike lihtsalt laikivad. Et suht nagu iga pilt, mis iganes iga naine, iga pilt, igal pool on nagu mingi konkreetne nagu punt, kes alati laikivad. Oskad sa nimesid nimelt? Ei, ma ei hakka midagi nagu välja tooma, aga jah, et see on lihtsalt minu silmis on see nagu humoorikas, ütleme nii. Ja veel humoorikam on see, kui need meesterahvad on ise suhetes. Et siis see teeb asja nagu eriti kurvaks kuidagi. Minu arust. Kas sa arvad, et kui oledki nagu suhtes,
siis sa ei tohi teiste naiste pilte like ei, minu poolest võib, mul on täitsa nagu kama kaks, aga ma tean kindlasti palju nagu suhteid või naisi või mehi, kes teevad sellest numbri. Et sa mingi like'isid selle Biffi mingit pilti ja nagu kuradi tülimajas vaata. see ongi see sotsiaalmeedia vaata. jah, ongi ja noh, ma ei tea. see like on ju nagu kompliment, ei ole või? Jaa, aga noh, kuidas sa siis suhtud sellesse, kui sul ütleme, ma ei tea, naine käib ja komplimenteerib siis kõiki teisi mehi nagu ümberringi või vice versa on ja, et mees käib ja komplimenteerib siis kõiki teisi naisi, et noh, minul on nagu savi, sellepärast et ma laigin ka, ma nagu ütlen jumala ausalt, mulle meeldivad ilusad inimesed ja ilusat inimest on hea vaadata. No vot. Ja see ei tähenda, et ma oleks selle laigi või mingi asja mõttega kohe see, et ma tahaks räigelt keppida teda. aga mis siis sellel inimesel viga on, kes nagu arvab kohe nii, et see like tähendabki seda? Ma arvan, et seal on probleemid oma ebakindlustega. Võib-olla ta ei ole piisavalt enesekindel, võib-olla ta nagu enda suhtes väga vaata kriitiline on ja võib-olla seal suhtes ei olegi kõik asjad korras, võib-olla ongi mingid kahtlused juba nagu õhus on ja siis ega see kaasa ju ei aita sellele, et neid kahtlusi nagu, ma ei tea, vähendada või oma, kui sa vaatadki, et see tüüp sul seal kodus laigib mingite jõhkrate Biffide pilte on ja siis sa ise võib-olla oled ennast veits nagu käest lasknud või et sa ei näe nagu absoluutselt selline välja nagu need Biffid, kelle pilte laigitakse, et vaata, ma arvan, need probleemid võib-olla tekivadki seal kohas. Aga need Biffid ei näe ka ju päriselt, no kodus samas võtmes ei näe ka sellised välja. Üldiselt küll on ja, et noh, võib-olla siis luuaksegi endale sealt sotsiaalmeediasse mingi illusioon nendest inimestest, kes tegelikult võib-olla üldse ei näegi sellised välja, aga see ongi see fantaasia läheb nagu nii kaugele vaata täna selles sotsiaalmeedias. Et noh, kuule, võtame AI on ja, võtta võib-olla mõni vend juba on oma naist maha jätmas mingi AI järgi tehtud mingi inimese pärast on ja nii sillas, Jaa, vastab ka kohe. Jaa, et päris pekkis tegelikult ju. No ongi ja no see ongi see, et kui on kodus natuke korrast ära ja siis on veel emb-kumb pool see sarilaikija ja. Aga mis sa sellest arvad? Ma nüüd avaldasin ära oma arvamuse. Mul on, ma räägin, et vanasti oli selle probleemiks, aga enam ei ole. Sest ma tean, et ma ise ei võta seda laiki niivõrd tõsiselt, see ongi nagu umbes niimoodi, et good job. Jah. Handshake. Jah. Eriti kui on veel, noh, ongi, kui on seal nagu mingi sisukam, et noh, kas keegi näeb vaeva endaga kõvasti, postitabki selleks, et nagu seda vaeva välja näidata. Kui on mingisugune või noh, lihtsalt ilus pilt. Lihtsalt ilus inimene. Põmm. Pole nagu hullu, aga jah, kui on nagu niimoodi, et on need, terve konto on nagu kõik nagu ühtemoodi mingid, tal on nagu lihtsalt mingid pilte täis, inimesest midagi väga ei tea, on ja, ja siis neid seal lampi laigid, siis see on nagu siuke, jah, veits siuke desperate mode võib-olla. Aga mul on nagu teine mõte ka selle teemaga, et sotsiaalmeedia nagu suhted ära rikkunud, et vaata inimesed kipuvad siis näitama selle sotsiaalmeedias siis neid nagu highlight on ja, mis on eriti hull on nagu see, et kui ütleme mingi paar jõhkrad panevad seal mingi nii happy kogu aeg siuke. Et noh, minu meelest üldiselt see liigne nagu oma armastuse nagu eksponeerimine või see, et kogu aeg nagu midagi sellist postitada, see just nagu näitab, et seal asi nagu hapneb. Aga võib-olla mõni teine just vaatab, et näed, et nendel on nii ja minul üldse umbes pole vaata suhe nagu selline, siis nagu idealiseeritakse seda ja võib-olla hakataksegi võrdlema oma suhet siis selle
näiliselt ideaalse suhtega seal sotsiaalmeedias ja siis lõpuks sa saadadki oma selle Veiko nagu perse, et vaata, et Mari ja Taavi on nii õnnelikud, aga meie sa ei vii mind kuskile välja ja sa ei vii mind iga päev restorani nagu see Taavi Marit viib. jaa, Et, käisid restoranis, tegid pildi, istusid vaid, sõid, Jaa, siis läksid scrollisid telos. ja siis läksid mossis näoga koju ära, et Taavi pelas söö läbi kuradi pleissa ja Mari läks jaa, magama, isegi joodikule restorani ukse peal lõuga ei andnud. ei no, et see on ka nagu vaata see teistpidi nii-öelda, et sotsiaalmeedia rikub, et sa võtadki selle kellegi teise võib-olla suhte võrdluseks enda omaga ja siis ja su enda siis suhe ei tundu enam nii võib-olla hea või väärtuslik, kuigi lihtsalt inimesed on nii erinevad. Üks asi see, et ongi, kui palju keegi midagi nagu näitab, on ju, ja teine asi see, et kui palju sellest näidatud asjast on päriselt ka nii. Või see ongi see, et sa peadki umbes näitama justkui kõigile, et kui ilus on ja oi, meil on kõik nii hästi ja me nii armastame, aga tegelikult seal ei ole seda. Et see nagu võib-olla läbi näha kuidagi või mitte võtta seda võrdlust. Asi on nagu paremaks läinud, sest et on ju inimesi, kes postitavad, kui neil on nagu perses ka ju. Jah, aga need on ikkagi niivõrd vähe. Aga tavaliselt on need ikkagi mingid üksikud piffid teevad neid nutuvideosid, aga kas need ka reaalsed on? Mis sa arvad? Kõik on nii pahasti praegu. No oleneb, on ju, mis nagu teema on, et mina mingi aeg nagu süvenesin ühte naise nagu loossa, kellel suri ära mees. Nad olid vist nagu lahku läinud juba tegelikult, aga mees suri ära. Ja siis nagu ta olid ka seal mingid, ma ei tea, nutis seal ja värki vaata, sa saad nagu aru, et see ei ole mingi lihtsalt fake, et ma siin nutan niisama, on ju. Et sõltub jah, mis see nagu murekoht on või mis see nagu teema on ju. Ma arvan, mille pärast see seal nagu nutetakse, on ju. Ei no kindlasti ongi nagu, ongi äge, kui näidatakse nagu kõike. Kehvemad päevad ka. Eks ikkagi, kui sitasti läheb, siis ka ju, kui mingi õnnetus juhtub, postitatakse. Või noh, kui on mingi persemajas, on ju. Et ma ei tea, jääd lennukist maha. Vahest võib-olla jäädakse meelega maha, et lihtsalt nagu jällegi toota, et nagu inimesed näeksid ja vaata, kõige hullem ongi see, kui seda sotsiaalmeediast ajataksegi taga just seda laiki, et keegi laigiks, vaata. Jah, ma arvan, et ma olin ka kunagi veits see, et ma nagu vajasin seda validationit, aga ma ei tea, nagu välja kasvanud sellest, ma arvan. Jumal tänatud. Puhui nagu on. Et aga vaata, need, kes see oli üks teema ka, mis ma ükskord tahtsin nagu tuua sisse, et nagu need, kes ju, ma ei tea, elatuvad sellest, on ju. Neil on vaja seda, vaata, siis nad peavad nagu aga päris nagu vastik on vaadata neid inimesi, nimesid ei hakka nimetama, kes ongi nagu selle nagu tööks võtnud, vaata. Käiakse, õpitakse, kuidas sotsiaalmeedias nagu mingit asja saavutada. Ma olen ju seda meelt, et hakka ise mingiks normaalseks vennaks niimoodi, et nagu et sa ei pea pingutama, teed lihtsalt mingi kliki suvalise pildi ja räägid, mis sa teed ja siis see inimestele nagu peaks meeldima, mida sa teed. Mitte see, et kuidas sotsiaalmeedias välja paista, ehk siis kuidas fake ida. Et ongi seda fake imist on nii palju, vaata. On, aga kuidas suhted rikub, kust poolt? Mõtlen, kas see jälle teised hakkavad vaatama ja võrdlema ennast? Ma arvan, et ongi see, et ollakse suhtes ja siis üritatakse seda pingutada sinna sotsiaalmeediasse seda parimat külge, on ju. Et kõik on nii ilus ja tore ja mõnus, on ju. Ja mingi hetk ma arvan, et sellest tekib ka mingisugune sõltuvus, vaata. Et me peame nüüd olema niimoodi ja peame olema nii ja peame tegema seda ja see toob, ma arvan, kui üks pool veel ei lähe väga hästi kaasa ka sellega, võib-olla üks pool tahaks nagu vaikselt need mingid probleemid ära lahendada, teine pool mõtleb, et nagu probleemi lahendus on see, et näitame kõigile, kui hästi kõik on.
et Siis on puhta perses juba. ma arvan, et see on, seda on veits, ma olen ise seda veits näinud inimeste pealt nagu päriselus. Jah, päriselus. Et ma arvan, et see, ta tuleb veel ette nagu, aga noh, siuksed asjad ongi erimeelsused ja kui kummagil on ebakindlus, siis on mingid need laikimised ja. Jah, ega see, ma arvan, et ikkagi kõige suurem see murekoht on nagu see, et kui palju seda ongi vastassugupoolte nagu müra ja mingeid ahvatlusi seal ikkagi on ju. No kui sa vaatad ikkagi seda Instagrami, mis oli lihtsalt tehtud ju, ma ei tea, toidu ja lillepildi jagamiseks. Ja nüüd on nagu reaalselt nagu mitte isegi soft porri. Seal on ikkagi nagu päris huvitavat nagu kraami. Kuigi Instagram peaks väga filtreerima seda. No. Veits aega mina kui mees, veits aega scrollid reelse, siis hakkab tulema juba, need on mingid bot-kontod, kes siis reklaamivad oma, ma ei tea, OF-i on ju. Aga seal näitab ikka nästit, ikka täitsa hullu. Need on hea saata teistele. Aga need kustuvad päris kiirelt ära ja need kogu aeg tehakse peale ja nad ei jõua seda reguleerida. Võib-olla see pääsetee nagu sealt ongi see, et me ei pea seal telefonis nii palju olema. Et teadlikult nagu piirama selle info jõudmist sinuni on ju, või kogu selle müra jõudmist sinuni, et minge nuppudega telefonide peale tagasi ja või kui mis iganes. Mina olen nüüd seda, et mida vähem ma ise sinna midagi postitan, seda vähem ma tahan sinna minna. Sa ei pane üldse väga midagi. Sul on ikka suht nagu vaikne see Insta live seal. No aga polegi väga midagi. Elan oma igapäevast elu murede ja rõõmudega. Siin, see on see koht, kus saab nendest võib-olla natuke rääkida ja siis on nagu rahu maja sinna. Et võib-olla elad natuke keskmisest inimesest põnevamat elu, aga ma ei näe, et ma peaksin selle kõike seal kellegi, ma ei ela ju kellegi laigi pärast seda. Ma teen oma asja. Jah, vaata see privaatsuse tunne on tegelikult väga nagu mõnus on ju, oma poolt, ma mõtlen. No muidugi. Jah. Et seal julmalt eksponeerida. Ei tore on ikka vaadata inimesi, kes seda teevad, on ju. Aga mitte seda nüüd mingisuguse eesmärgiga või käiagi seal vaatamas ja laikida neid pilte ja kirjutada ja ja just. Ja. Pigem on nagu spordi, uudiste ja sündmuste siuke platvorm ka minu jaoks. Jah. Ja võib-olla ka midagi muud ka. Mida? Mingit, mis maailmas toimub võib-olla või. Aga siis tuleb alati, kui näed midagi, siis tuleb alati fakte tšekkida natuke, kas päriselt ka midagi. Või on jälle mingi AI-ga tehtud video on ju. Ja see AI asi on ka, ma arvan, nii hulluks läinud, et see on juba nagu tänane päev on ju, et skämmitakse jõhkratavate inimesi ja ma arvan, et seda AI-ga mingid teedki lood mingi naisterahvasel on ja hakkad seal mingi mehi keelitama, keelitad need raha välja, et see on tänane päev, me elame siin. Ma mõtlen, kui ongi see mingi Toomas on oma naisega 15 aastat koos olnud, siis tuleb mingi AI loodud mingi pihv on ja siis ta jätab oma selle naise maha, selle pärast istub lennuki peale, et tema juurde minnas pole olemaski tegelikult on ja. Et nagu päris hull, kui sa nii mõtled, et see rikubki, sest et inimesed on nagu ei viitsi oma seda olemasolevat ahju kütta. Me ütlevad, et see rohi on nagu teisel pool rohelisem, aga see teisel pool ongi alati rohelisem. Ei ole ju. On või? No tundub, see on visuaalne. See ongi see, et vaata, sa pead ka aru saama, et see rohi ongi teisel pool alati rohelisem. Ja kui sa lähed sinna teisel poole,
siis sa näed, et su enda rohi on rohelisem. sa peadki aru saama, et teisel pool ongi alati rohelisem. Nii kui ma olen teisel pool, siis mul on siin pool rohelisem. Jah, sest seal teisel pool ikkagi seal muru all võib ka hallitada ja see ei ole nagu, ei ole noh. ei, muidugi ei ole, kõik teame ju. See ongi see. Ja siis ongi see, et lähebki lappama, lähebki sinna teise muru peale, teedki selle salmaka ära, saad aru, et pergele, muru on ikka teisel pool rohelisem. Mis siis saab? Ma ei mäleta, kes seda rääkis, aga mingi jutt aasta nagu hiljuti oli kellegiga, et noh, alaga mees-naine koos olnud mingi aastakümneid, on ju, juba mingi 50-ndates inimesed. Ja siis ka, et see mees sai mingi noore neiuga tuttavaks ja jättis naise maha ja siis mingi paar kuud hiljem oli, et nagu jumala persse, sest pole selle inimesega midagi rääkida. Nagu noh, ongi võib-olla seks on ainuke asi, mis on nagu sihuke tore nagu tegevus ja kõik muu on selline, et noh, hakkas igatsema ikkagi seda vanamutti taga, on ju, kellega sai 30 aastat pulli tehtud juba, et noh, ongi ja ei olegi see muru seal tegelikult rohelisem, kui tundub, on ju. Jälle näide sellest lihtsalt. No ongi, aga mis siis saab? Ja mis siis saab? Kas see vanamutt võtab sõnum tagasi? Või vanamutil on juba kopp ees su kuradi trilla lüllatamisest? Kas peaks inimest võtma tagasi või mitte? Kui ma nüüd panen ennast siin, mina isiklikult tead, ma arvan, et ma ei võtaks, aga see arvan ongi nagu selle klausliga, et ma ei saa olla kindel, sest et see nii sõltub sellest olukorrast, sõltub, kuidas no, sealt edasi saab minna. Mina ei, no ütleme, pane nüüd ennast sinna olukorda, et sa oledki olnud mingi näiteks, ütleme, ma ütlengi, need olukorrad on nii erinevad, aga ütleme, et sa oled see vend, sa oled olnud oma naisega koos mingi, noh, ütleme, sa oled see naine, kes maha jäetakse, 30 aastat koos. Ma ei saa olla. Aga siis tuleb see mees, ütleb, noh, ongi seal, ma ei tea, 3 kuud on selle noore, ma ei tea, Kseniaga koos olnud, on ju, noh, ütleme, ta venelane ja saab aru, et täiesti perses, ma olen jumala pange pand. Ja läheb tagasi, nutab, võta, kallis, ma armastan ikkagi nii väga, ma ei taha seda, ma olen teinud vea, me läheme teraapiasse, kõik saab korda, vaata. Ei vä? Täiesti ei vä? Aga ütleme, et sa oled see naine, noh, sa oled jumala murtud, sul ei ole ühtegi teist mingit silmarõõmusid, sul nagu ei, maailm variseb kokku. Teil on lapsed, ühised ettevõtted, majad. No see kõik jääb, see võib toimida, aga... See kõik jääb mulle. Ei, aga sa ei saa kuradi, see on ikkagi, kui sa ikkagi seda usaldust murrad, siis seda enam üles ei ehita. Mul on elu õpetanud, ma olen liiga palju usaldanud ja liiga palju andestanud. Ma arvan, et mu see karikas on lihtsalt tänaseks päevaks täis saanud. Et enam ei ole. Okei. Ja liigutakse edasi eluga. Ega sellepärast ei vihkama ei pea ja värki ja kõik, mis ühised asjad on, las olla, aga nope, mitte mingil juhul. Selles suhtes, see on ju võimatu. No mina arvan ka, aga vaata, ma arvan ka seda, et inimesed on ikkagi andestanud. Ja võib-olla kindlasti on surunud endas maha mingid asjad, aga see on minu isiklik arvamus. Ma olen alati mõelnud nii, et noh, kui sa oled suhtes ja juba pikalt koos on, tead, üksteise jaoks on nagu juba, kõik on nagu selge, aga kui sa lähed sealt nagu laiali, ma nagu, ma ei saa, mul võib-olla aju on liiga nagu see täistuuridel ka, et see kõlab väga ropult, mis ma ütlen. Et ma ei saa uuesti suudelda naist, kes on teise mehe munni imenud. Et vahepeal nagu niimoodi, et okei. Või noh, kus mina tean, mida veel teinud on ja. Võib-olla ma tean, et mu naine neelaja on ja. Et kuradi, ma ei saa enam, plokk on ees, kõik, see on nagu veits nagu rüvetatud.
sellepärast nagu on ka olnud nagu noh, ongi, see on minu jaoks olnud see. Ehk siis sealt kohast lõpeb ära nagu see asi. No jah, mina olen ka üldiselt kindel, et sealt ei ole nagu... Andestatav on veel see emotsionaalne petmine. Ja ma tahtsin just küsida, et kust maalt jookseb petmine? Ja, et nagu tegelikult mõlemad on petmised, füüsiline ja kui emotsionaalne, et kui kaaslane, oletame siis, et minu kaaslane paneb endale nimeks, ma ei tea, klassika, Mari. Tuleb välja, et Mari on 6 kuud mingi tõrva Velloga chattinud ja täiega nagu ja nagu emotsionaalselt Vabandust? Kinni saan selle panna. Oi, läks. Et jälle väike error. Väike viperuus. Et on Velloga nagu mingi julm side tekkinud, on ja. Aga midagi toimunud ei ole. Siis saabki nagu aru, et see on nagu valesti ka vaata. Et ongi distantseerunud oma meest emotsionaalselt. Velloga nagu rohkem. Aga see on siuke emotsionaalne petmine. Sealt, ma arvan, kannatab veel välja tulla minu silmis. Nagu, siis on, aga see ongi puhtalt mingi siuke töökoht, et mis siis puudu oli ja mis ma peaksin teisiti ja mille pärast see Vello nagu sai rohkem tähelepanu kui mina. Tahad, ma ütlen mingi unpopular opinioni praegu välja või? Yeah. Ma arvan, et see 6 kuud Velloga emotsionaalne nagu petmine on hullem asi kui see, et sa korra käid, paned üle aisa suvalise inimesega. Ei ole. On küll. Ei ole. Tead miks või? Sellepärast, et sul ongi sa 6 kuud väga teadlikult teinud seda. 6 kuud on väga pikk aeg, kus seal ongi see juba põhimõtteliselt, sa oled kiindunud reaalselt ikkagi, nagu sul on tekkinud tunne teise inimese vastu. Ja see, kui sa käid ja korra paned üle aisa mingi vennaga, keda sa tead heal juhul paar tundi, siis ma arvan, et see on väiksema tähtsusega, kui see 6 kuud Velloga kudrutamine. Ma ei näe. Okei, et sa ütled, et see on rüvetatud. Ja. Aga minu jaoks lihtsalt on kindlasti see 6 kuud, kui rameerimine on hullem. Mitte, et see teeks emma-kumma andestavaks. No ma ei tea, kas 6 kuud Velloga tõesti, kas ma hakkasin... See on päris hull. See on tegelikult päris hull, kui sa mõtled. Ja, siis sul on reaalselt tekkinud ikkagi nagu tunne selle inimese vastu. See on juba suhe. See on juba põhimõtteliselt suhe, aga ilma füüsilise puudutuseta. Ta on enam-vähem sama kui kuskil kedagi deep throatida. No, suhta. Et ma arvan, et seda ka ei saa andeks anda ikkagi. Seda võib-olla ka tõesti ei saaks anda. Aga minu silmis on seal nagu šanss suurem. Et kui see lõpetatakse ära ja siis tullakse nutest tagasi. Me oleme seda näinud küll. Siis kuramuse on nagu võimalus. Siis on, aga kui seal on ikkagi jah. Ei, see on ikka päris valus tegelikult niimoodi. Kus kui ma ise nagu mõtlen, et kui ma peaksin olema suhtes ja 6 kuud kellegiga juba mingit nagu semmi ajama, siis ma oleks ikka mõtetes juba täitsa nagu läbi mõelnud selle asja ju nii palju. Ma olen juba nagu ikka suht kindel, siis et tegelikult et veel on the one. Jaa, 6 kuud, hallo. Aga võib-olla see ongi olnud hoopis lihtsalt mingisugune, no ongi sotsiaalmeedia, et sul on inimestega kontakti luua nii lihtne tänapäeval. Ja siis ongi lihtsalt, ma ei tea, vaja inimest, kes ei ole sul igapäevas sõbranna, kes ei ole sul mingisugune kolleeg, kes ongi nagu võib-olla kuskil eemal. Sellepärast on ju ka, räägitaksegi nende selle chatiga nii palju, et tahetakse seda 3. arvamust. Kuigi võiks käia teraapias. Jah. Tead, kus selles üks päeva just rääkisime ühe kliendiga, et tänapäeval isegi ei ole enam see, et kui sa tahad
noh, ütleme, et tahad kellegagi nuhkida, et lähed loenda mingeid vestlusi. Ei, mine vaata, mida ta chatiga räägib. et sa saad nagu palju rohkem, sest et ma tean, et väga paljud inimesed küsivad nagu oma mingi hingeelu kohta nagu chati käest. No just oli uudis, et ühe hästi suure platvormi need chati asjad lekkisid. Aga see on ChatGPT oma, need on ka kindlasti lekkinud, aga see oli üks teine. Okei. Et no ma ütlen ausalt, noh, mul oli üks suurem projekt chatiga ja nüüd mul on see reisi planeerimine. Et no kurat, usaldada ikkagi ei saa. Ei saa. Mis ta pange varem nii väga? No isegi kui sa hakkad reisi planeerima, ta on mul visanud mingit nagu täiesti nagu noh, paedki nagu, et lend on siin, maandun sinna, siit tahaks mingi rendika võtta, ei tea kui paljuks, siis on nagu overlapivad mingid asjad vahepeal, mõtlesid, kuule, sinna jääb veel mingi vahe sisse. No, üks vend just oligi, et selle cloudiga, et hakkas oma mingit Ironmani aega paika panema, et kui ta tahab sihukest aega saada, kui kiiresti, mida ma pean tegema, see pani nagu täiega vildast. Et no sihuke, jah, seal on ikka veel arenemisvärki, aga võib-olla ongi lihtsalt see, et sa pead lihtsalt aina rohkem maksma sinna, siis saad aina täpsemalt mingit asja. Kuigi ma kasutan ka väga kallist varianti, nii et aga ei, sellegipoolest ma räägingi, et kõik majutusest sinu käest sain screenshotid, mul endal mingisugused meilist, kõik asjad viskad sinna, davai hakka tegema. Muidugi esimesed 2-3 asjad tulevad nagu ongi seal midagi overlapivad värgid ja siis hakkad mõtlema ja siis sa näedki seda ja lõpuks ma arvan, et saab päris hea. Mul on veel seal, mul on vaja veel läbi rääkida. No väga tuus ju. With that being said, siis ma ostsin USA lennupiletid ära just nagu see nädal, et aga jätta, tõmbame selle teemaga siis mingi edasi. Et no me jäimegi sinna maani, et see petmise, et mina arvan, et sellest emotsionaalsest petmisest on väike comeback. No 6 kuud on natuke palju, ütleme mingi kuu aega või mingi paar nädalat täiesti mingit sihukest sotsiaalmeedia väikest flirti, väikest meelitamist. Et see oleneb ka, mis seal on nagu kirjutatud. Ma arvan, et see väga palju oleneb sellest. Aga kas sa tahaksid teada ja näha seda kõike või? Kui ongi niimoodi, ütleme, et sinu see tuleb, kuule, oli sihuke asi, vaata, aga ma tõmbasin nagu kriipsu alla sellele show on ja, et mingi kuu aega mingi läks nagu mingi värki ja okei, saatsin ühe dickpiki ka ja nagu. Tead, ma arvan, et ma tegelikult tahaks näha. Ma arvan, et ma tahaks. Just selle dickpiki pärast. Ei, ma tahaks näha, et ongi, et mida nad siis nagu kirjutasid. Mida nad sinust kirjutasid? Ei, mida nad omavahel kirjutasid. Et nähagi nagu kumb võib-olla rohkem näitab mingit initsiatiivi on ja kas see ongi lihtsalt selline pinnapealne mingi bla 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 või see on ikkagi umbes selline, et ma kujutan sinuga ette, kuidas ma terve elu lõpuni sinuga koos elan ja ma nii vihkan oma naist praegu, et ma tahaks nagu näha, mida ta on kirjutanud sinna. See ainult kaagutab ja jätab mu kurdi juuksekarvad vedelevad igal pool. Sina kindlasti ei jäta. Et jah, mul on nii kõrini temaga, vaata. No siis sa nagu tead, et nagu kui me üldse peaks talle andma uut võimalust, siis on jah. Et ma tahakski näha, mida nad siis on nagu kirjutanud. Ma arvan, see otsustab ka päris palju ära. Kui sa ütled, et sealt on comeback on ja, et kui sa näeksid, mida nad kirjutavad. Et kas siis sa ei tahaks või? Ma ei tahaks näha, aga ma tahaks öelda, et nagu räägi ise nii palju, kui sa tahad rääkida. Ja kui pärast tuleb veel midagi, siis on nagu... Okei. Ma võib-olla lasen chatile saata mingid need vestlused ja siis chat teeb kokkuvõtte sulle. Mis sa arvad? Jaa. Et... Praegu saan põhjal... Sa pead ikkagi sellest aru saama, et see chat on lihtsalt automatiseeritud Google Search. Kui sa nagu panedki mingid asjad sinna sisse, küsid mingid küsimusi, siis sa ju näed, kus kohas ta seda infot võtab. Siis ta võtab mitmest allikast lihtsalt selle kokku.
et sa ei saa nagu siukest paremat asja, sa ikkagi aruta peegli ees endaga nagu läbi, võtta ise see otsus vastu. Suhtealased asjad küll, ärge küll mingi chatiga mõelge või pange mingid vestlused sinna, mis sa sellest arvad, kumba petab ja pigem tuleb lihtsalt nagu peeglisse vaadata ja mõtledki, et okei, tegi selle värgi ära, nii, aga kuidas me siit edasi lähme? Järelikult midagi on puudu, kas mina tahan midagi talle pakkuda rohkem? Vist nagu ei taha, mul nagu olengi siin nagu piiri peal, siis on nagu, aga minegi. Mine saada neid tikkpikke. Nojah. Mis variandid veel on? Mis nagu oleks andestatav, ei oleks andestatav? Ei mõtle nagu emotsionaalne või see lihtsalt kirjutamine ongi juba emotsionaalne ainukene? Ei no emotsionaalne on ka see nagu okei, kirjutatakse, võib-olla saadakse kokku, juuakse kohvi. Ma tahtsingi öelda, et emotsionaalne, selles mõttes emotsionaalne petmine, et sa saad juba kokku ja käid, umbes veetadki koos aega, aga et ei tee midagi nagu füüsilist. Aga lihtsalt, et et oledki päriselt nagu koos, mitte ainult nagu kirja teel. Et kas see on nagu level up siis sellest kirjutamise? No nats on level up aga Aga see oleks veel ka ikkagi aga nagu see läheb veel sinna sellesse, kust on võimalik comebacki teha kategooriasse. Aga kui seal on juba nagu füüsilist nagu siukest. Kallistus. Väike musu. Ei, musu on juba. Okei. Kallistavad inimesed nagu nii kogu aeg. No jah. Aga kui see ei ole lihtsalt mööda minnes kallistus, see on nagu ikkagi siuke 30 sekundit ja... Ma kallistan ka osasid inimesi ikkagi üle 30 sekundi ja väga. Keda viimati? Ei taha öelda. Ma mõtlen peale oma kaaslase. Ei taha öelda. Okei. Oma koera. Aga see hakkab kohe rabelema. Nojah. Ei kallistus. Lõpetame see. Kallistus võib olla väga seksuaalne. Intiimne lausa. No jah. Ma ei usu. Võib küll. No ma ei tea, kui ikkagi hakatakse kehavedelikke jagama, see on nagu next level. No next level kindlasti, aga jah, okei. Aga võis, ja kui juba seda, nagu, kui kallistatakse lihtsalt tere ja davai tšau, see on nagu fine. Aga kui see on nagu niimoodi, et üksteise lähedust otsitakse, see on juba hoopis teine asi, vaata. Et nagu, see on väga nagu tegelikult väga keeruline teema. Niisama nagu mõelda. Et ja mina ise tean, kui mina olen ikkagi rähna maha teinud, siis ma ei suudaks ise seal suhtes olla. Jah. No ühesõnaga me võime ikkagi siin nagu otsustada selle ära, et paraku ei ole enamus olukordadest nagu tagasiteed. Enamus, jah. Enamus olukordadest. Ma arvan ikkagi jah, et mingid väga üksikud juhud, kus sa võib-olla oled nõus seda nagu kaaluma, aga tead, ma ikkagi arvan, et ütleme, et see emotsionaalne kirja teel, füüsilist pole olnud, andestad, kas sa päriselt andestad? Et kas sa lõpuni välja suudad üldse 100% andestada ja unustada? Ma ei usu. Ma ei usu. Ma arvan, et siuke asi ei lähe ikkagi nagu... Ei lähe läbi. Ma arvan, et jah, sa oled ikkagi saanud sellise emotsionaalse nagu trauma sellest, et sa ei unusta seda ära. Või siis on see, et ma teen talle tagasi. Ei, minu järgmine koht oligi see siin, aga mõtle, okei. Ütleme, suht ühel ja samal ajal mõlemad lähevad. Teevad seda nagu või? Jah, lähevad teevad. Ja siis mõlemad saavad samal ajal aru, et ikkagi nagu ei ole või? Ja siis ongi see,
umbes enam-vähem kujutad ette, kui räme ajastus on, kuule, me peame rääkima, jaa, me peamegi rääkima, mul on ka vaja rääkida. Istutakse laua taha maha ja siis ongi see, kuule, tead seda Mari? Jaa. No siis tema ütleb, sa tead seda Vellot või? Jaa. Kuule, ja siis on nagu niimoodi, aga kõik on selline nagu täis nagu pask, vaata. See kõlab nagu mingi halb Hollywoodi film. Ei, aga mõt, kui peaks juhtuma nii, kas... Ei, nagu mõlemad on pandud rähna maha samal ajal koos ja veel inimestega, keda mõlemad tunnevad. Kas see on ju nagu mingi väike svingi värk, vaata. Jaa. Vaata, see on ju inimestel ju, see on ju okei. Noh, näiteks mina eile arutasingi sellel mingi petmise teemal, vaata jälle on ja noh, oligi, kui me neid teemasid mõtlesime, siis ma nagu küsisin ka, et mis nendest oleks nagu head siis nagu rääkida. Ja siis mina mõtlesin ka, et täna nagu tahaks olla vaata niivõrd nagu liberaalne inimene, et partner ei pea mind nagu petma või noh, kui ta midagi nagu puudu on, et ta saab nendest asjadest rääkida ja me leiame mingi lahenduse on ja mis nagu kõigile kuskile maale on sobilik tulla. Noh, ma ei saa muidugi emotsionaalsele petmisele leida lahendust, kui nagu ma ei kirjuta sellele alla, et jah, sa võid selle tuuliga kirjutada siis, kui sa nii väga tahad, vaata, et seda nagu ilmselt ei juhtu, aga et midagi ei toimu nagu minu selja taga ja kõik on vaata niimoodi, et kas petmine on see, mis toimub selja taga või see mis toimub näo ees või? Võib näo ees ka toimub. Ma arvan, et petmine on ikkagi see, mis toimub selja taga. Et see, mis on ju, millest sa oled teadlik, millega sa oled nagu nõus olnud, siis see on ju kahelt poolt läbi kommunikeeritud kokkuleppe, et mis iganes nagu asjad on ja et see ei ole see, et sa tõmbad teisel koti üle pea. Vaid kõik on räägitud. Inimesed on nõus olnud, inimesed on nagu mingi kompromissi leidnud, et see ei ole ju siis enam petmine. Või on või? No vaata, üks asi ongi see, et sa teed mingid kompromissid, annad mingid nõusoleku, värk-särki ja seda hakatakse kurjasti ära tarvitama. Näiteks? Noh, ongi, et sa oled andnud nagu, ei, sa võid selle kõrdi Velloga suhelda, küll mul pohhui see Vello, vaata. Ja siis ongi nagu mingi hetk on nagu see, et Vello tassib oma kõrdi hambaharja juba sinu juurde. Et nagu, et noh, võib juhtuda. No jah. Et nagu tegelikult, isegi kui on sellised avalikud asjad, millel on nõusolek andnud, siis neid tuleb ka ikkagi kontrollida ja mingil hetkel öelda, oota. Seal peavad olema piirid. See on nagu see, et kuhu maani see asi nagu võib minna. Ei, vahepeal tuleb öelda ka, et okei, kõik on nagu fine, aga siinkohal võib-olla natukene tõmba tagasi või nii. Ja kui see tekitab probleeme, siis on pahandus. Või kui siis nagu ongi, et noh, et lepime kokku, et jah, et see on nii on ja sellest kompromissist kinni peeta, vaid astutakse üle nagu mingitest nagu lubatud piiridest või kokku lepitud reeglitest, mängureeglitest. Et jah, kui see mängureegleid ei järgi, siis sul on perse majas. See on mängust välja. Jah, game over. No tegelikult ju, vaata neid üksikuid inimesi on päris palju. No ikka päris palju on. Ja ma ei tea, kas seda nagu kardetakse. Üksindust või? Või see ongi juba nii normaalsuseks saanud? Ma arvan, et nagu oskavad, kes oskavad olla, siis ma arvan, et nad ei karda enam, sest see on tegelikult sitaks hea tunne. Jaa, aga ma arvan, et kumb on nagu praegu hullem probleem, kas see, et ei osata suhtes olla või see, et ei osata üksi olla? Ei osata üksi olla, ma arvan, see on hullem. Kurat, ma vaatan juba, et tegelikult on nagu niimoodi, et nii palju on nagu üksikuid inimesi, kes on jumala nagu
nagu normaalsed noh, neil ongi väga kõrged standardid. Ongi, see on see standardite teema Ja. ja neid on nagu palju ja ma arvan, et ongi siis see mõlemal on võib-olla mingi sotsiaalmeedia presence on ju, ja mis võib-olla ei lähe kokku ja siis ongi, otsitaksegi endale võib-olla seda, vaata need sotsiaalmeedia inimesed ju tahavadki, et neil oleks siis kõrval ka see teine sotsiaalmeedia inimene. Kus sa leiad normaalse mehe, kes on nagu, mitte ükski normaalne mees ei postita sotsiaalmeediasse rõvedalt paska. Minul oli tegelikult ka vaata üks kriteerium see, et ma tahaks inimest, kellel ei ole Instagrami. Kellel ei ole Instagrami, kes ei tee nagu, noh, ta on täiesti incognito. Tead, kui palju lihtsam elu on nii? Jaa, ma kujutan ette. Tundub sitaks mõnnana. Ei no ongi see, esiteks, sotsiaalmeediat ikka tarbitakse ja et see on nagu aga mitte nii, et jah, et sa nagu oled nagu fully nagu, ma ei tea, kuidas ma ütlen, kodus alasti ei taha võtta, aga kuradi sotsiaalmeedias oled nagu alasti. Nagu igatepidi nagu, või nagu, ma ei tea, ma nagu esiteks nagu, ma olen võib-olla liiga nagu mingi siuke ka, ma ei tea, skeptiline või ma ei tea, mis asi. Minu elu kohta on kõigile päris palju teada, ja see on lihtne leida ka, aga ikkagi, kui keegi peaks tahtma mulle halba teha, siis ta on väga lihtne. Kui ma veel postitaks ka kogu aeg, kus ma käin ja mis ma teen ja siukeste vendade see kaardi peal, see pattern on väga lihtne kokku panna, vaata. Ja igast sita leida nende inimeste kohta. Et ma ei tea, pigem nagu ikkagi jah. Meeste puhul küll, ma ei tea, ma vaatan tõesti neid mehi, kes julmalt postitavad mingeid asju. Mõned on mul seal, siis ma vaatan nagu miks? Oi jah. Õnneks ma olen neid nii palju kinni pannud. Ma ei saa liiga palju nagu kommenteerida, vaata, aga võiks. No, mis ma võin? Mul on oluline see, et keegi ei riku minu privaatsust. Ja kui on nagu see, et ma ikkagi avaldan seda, kas ma võin lause ära lõpetada, kui ma avaldan oma nagu tahet mitte olla kuskil videos või kaadris, siis mul nagu vähemalt on see, et seda austatakse. Et ma tunnen täna, et see, et ma valin ise, mida ma jagan ja tihti ma ei jaga tegelikult nagu ju oma mingid isiklikke asju. Suht väga vähe. Vanasti jagasin päris palju. Täna ma ei taha enam seda teha. Ma just tahtsingi vahele segada, et sa oled ise ka nagu ikkagi päris palju nivoos alla tulnud. Jaa, ikka kõvasti, sest ma väga naudin seda, et inimesed ei tea nagu minust. See on suht nagu superpower. See on, aga inimesed peavad tulema ja tund aega kuulama, vaata. Ja võib-olla selle meie isikliku elu asjas, võib-olla sealt tuleb mingi, lihtsalt leiavad mingi mõtte, ei pea tegema nii, nagu me räägime, aga vaata igas mingis selles arutelust. Mina ju kuulan ka podcasti, nagu võib-olla on 2 inimest, keda räägivad seal 100% kummagiga ei nõustu, aga nad räägivad midagi, mis sütitab minu peas mingi idee, mis võiks mulle nagu sobida või meeldida ja siis ma nagu proovin või hakkan uurima mingi asja kohta. See ongi see asi nagu ja siin ongi võib-olla inimestel ongi need petmise küsimused, kus on need piirid, me lihtsalt arutame oma piire siin ja kui palju see sotsiaalmeedia nagu mõjutab. Päris tuus oleks niimoodi, et suhet alustades kustutaks mõlemad oma sotsiaalmeediad ära. Et nii ka võib olla, kui oled vallaline, aga suhtes on nagu... Ei, ongi, aga sa hakkad nullist pihta. No ja, eks see on eraldi väga pikk teema jällegi, aga jah, kuhu me nüüd välja jõudsime siis, petmise levelid ja... Mis on andestatud, mis ei ole. Ja põhimõtteliselt ikkagi mina arvan, et väga... Kuule vaata, nõuka ajal. Enamus asjad ei ole. Nõuka ajal, liidu ajal, ilma sotsiaalmeediata. Käis vahepeal
tehti naabri kuradi Mallele titt taha, siis tehti veel üks titt. See oli ka füüsiline petmine. Vaata, see ongi nagu see, et siis polnud võimalusi, vaata. Sa ei teadnudki, palju seal... Mis sa hakkad viida armastuskirja postkasti iga päev või? Et sinna, sa võib-olla ei teagi, et 20 kilomeetri kaugusel on mingi kuradi Priit, kes on täitsa nagu tegelikult ka normaalne, on ju. Et sa oma saad põlla pealt kaugemale länki, aga vaata nüüd ongi nagu see, et nii lihtne on nagu persse saata, nii lihtne on üksinda olla, siis ongi sealt nagu suhted lisataksegi võib-olla juba lihtsalt mingite likeide ja paari mingi kirja pärast nagu sinna perseauku. Lisataks prügikasti vaata. See on ka tegelikult nagu niimoodi, et nagu veits peaks ikkagi, mõnes mõttes peaks nagu pingutama. Esiteks ongi see, et võib-olla kui tulebki see mingi paar nädalat või mingisugune vello, kellega, kes paneb tähelepanu su naisele, su naine ütleb seda, siis mitte ei peaks nagu naisega mõlisema vihastama värki, vaid siis ongi see peeglisse vaatamise koht. Vaatad peeglisse, oh fuck, on, et türa, et nagu tegelikult peaks iga päev endal meelde tuletama, kuidas ma saan olla siuke vend, kellest nagu paremat ei oleks. Ongi. Et ei saaks mingit vellot tulla. Aga vaata, sa ei saa nagu seda kontrollida, et kui sulle, ütleme, kaaslasele siis tikutakse seal ligi näiteks mingi sotsiaalmeedias või nagu ütleme päriselus ka on ja, et sa ei saa olla pahane oma kaaslase peale. Kui et mingi keegi tegi selle komplimendi, nüüd see kaaslane on nagu süüdi selles või? Ei saa, jaa. Ja mis sa siis endaga teha saad? Et see, et sa endaga töötad, see on nagu, see võiks niikuinii kogu aeg olla see, et sa tahad olla parim versioon endast, on ju. Aga see, kui hea kaaslane, et sina ei pidurda teisi lähenemast ju. Jaa, aga see ongi nagu see variant, et kui sina tead, et sa oled nagu enda absoluut best. Et siis sa ei tunne ohustatuna ennast üldse. Esiteks ohustatuna ja vaata lihtsam ongi see, kui keegi sul tõmbabki üle aisa on ja või läheb, siis ongi, sul on palju lihtsam öelda, et okei, aga tead, I'm the best ja neid on veel ja tänapäeva maailmas nagu me oleme siin ju ülerahvastatud, vaata. Lätis pidi väga palju mehi puudu olema. Kas mitte Leedus ei olnud see, et räme meeste puudus on? Ja rendid. Vist oli jah, et protsentuaalselt kohe nagu rahvastiku arv on nagu nii tasakaalust väljas, et nii, et minge võtke Leedu naisi. Kui teil oma siin selle Taaviga käib üle aisa panemas, siis teate küll, Leedus naised ootavad. Et ja, kui sa oled ise absoluut best, siis on nagu selles suhtes, kui isegi kui juhtub midagi, esiteks alguses see veits vähendab selle ära, et sul kaaslane tahab su juurest ära minna. Kui sa oled ikkagi nagu selles suhtes mitte, et sa ei ole nagu ego, vaid nagu proovid olla nagu olemas, hoolid, näitad seda kuidagi välja, mida ma ise võib-olla väga hästi veel ei oska. Bla bla bla, kõik need asjad, mis nagu kaaslasel vaja on. Ja siis ongi nagu see, et ja isegi siis, kui tulebki kuskilt see suurema emmiga, ilusama ja ilusama emmiga teeb selle asja ära, siis sa saad nagu lihtsalt okei, fine, aga mul on veel. Mitte, nüüd on maailma lõpp. No see on võib-olla ka head nagu mõtted jah, mida siit anda edasi, et petmine, kas ta siis rikub suhte või rikku on ju, aga kuidas olla suhtes nii ja teha asju nii, et petmisi ei tule. Et hoiagi oma suhe nii-öelda update'i seda kogu aeg on ja iOS tahab ka kogu aeg update'e saada, vaata uuendused peale, kontrolli, et kõik paagid oleks fiksitud ja et nagu töötada jah, kogu aeg enda kallal, teha nagu väike suhtaudit on ja, et minu meelest see on nagu jumala hea, et vahepeal istutaksegi maha ja ongi see, et kas sul on midagi, mille sa tunned, et me peaksime rohkem tähelepanu pöörama, tööd tegema, kas ma olen sulle pakkunud nagu kõike, mida sa tahaksid, kas kuskilt saaks midagi veel paremini, kas ma saaks midagi vähem võib-olla teha, aga midagi rohkem teha, andagi vaata juhiseid on ja,
et kuidas teine inimene ei saa ka nagu teada, et siis tulebki see emotsionaalne petmine, et umbes mingi oma mees ei pööra mulle üldse tähelepanu, aga kas sa oled öelnud, kas sa oled nagu andnud nagu märku, et kuule, et mul nagu siit veits läkib, et äkki nagu või siis sa või noh, see on nagu teine versioon, et sa ei saagi nagu mitte midagi öelda, sest et igast asjast tuleb nagu see, et mine otsi uus siis, kui ta nüüd hobi on ja et noh, see on vapsee perses suhtumine. see ei ole ka. Niimoodi ei saa mitte kuskile. Sellepärast kõik arvavad minu arust siin nagu vastupidi. Sellepärast ongi nagu see, et slaavi päritolu naistega on selles võrra lihtsam. Kui on nagu, võtad näiteks mingi päeva lõikes, on liiga palju seda slaavi eksteeri, siis seal peas midagi küpseb, siis on vaja küsida, kuule, mis toimub seal? Räägi, mis seal sees toimub? Vaata nii-öelda tavaline naine, see teeb lihtsalt omale ilusa näo pähe ja ei räägi, vaata. Noh, paljud nagu oskavad jah teha, aga ma ei tea, tere ma vist ka ei oska. Venkud ikkagi näitavad välja, kui neil on midagi pahasti. Suht hästi saab lugeda tegelikult. Venkud, vabandust. Ei no jah, kui sa tegelikult ikkagi oma inimest nagu tunned ka, siis sa saad aru, kui tal midagi viga on. Ja kui ta ise nagu rääkida ei taha ja sa ei küsi ka, no siis on, ma ei tea, siis on nagu kehvasti. Küsima peab. Ja peab ikkagi oskama nagu vastu võtta ka seda, et ega keegi, noh ma ütlen, kui su kaaslane ütleb sulle, et kuule, midagi on nagu veits, võiks nagu panna sinna tähelepanu, siis sa ei saa seda võtta nagu mingi aada nüüd kritiseerib mind. Ei, ta tahab ju head tegelikult on ju, et see on see mõttekoht, kus saaks asja paremaks teha, see ei ole rünnak, see on teie kõigi heaolu huvides välja öeldud nagu kohta, et mitte nagu võtta neid tagasiside lehtesid hinge, et keegi on sulle mingi sitasti öelnud, aga võib-olla sa ise ei näe ja võib-olla sina nii ei tunne, aga kaaslane tunneb, on ju. Et me ei saa nagu seda ka kontrollida, kuidas teine inimene mingid asju nagu receive'ib või nõuab või vajab, et see on, me oleme kõik nii erinevad. Ja üldse see inimsuhete teema minu meelest perses kui raske tegelikult on ja jumala tuksis. Eks isegi ju reageerid kohe esimese asja nagu valesti. Ma praegu igate nagu kõikides elu valdkondades on nagu see, et mul on nagu esimene asi see, et lähen ka nagu 0-100 nagu täie pasaga on ja siis türa hakkad mõtlema. Siis ma nüüd üritangi nagu suhtes olles ka nagu niimoodi, isegi kui tuleb mingisugune, ma ei tea, tahaks nagu plähmerdada kohe nagu plähmerdada, aga siis tahaks nagu veits tulla maha, mõelda. Siis on, kui ongi mingid vellod tikuvad ligi, siis on nagu kõigepealt on nagu see, et kompliment on ju. Noh, ise ka hea valiku teid on ju. Et aga kui liiga palju tikuvad ligi, siis tuleb ikkagi eemale ajada. See on nagu päris selge. Mehe nagu ongi ju tegelikult meil seal karja selles, et mees peabki ju kaitsma. Ehk siis mehe asi on need vellod. Laiali lüüa see pidu seal. Ja olla see alfa, kellega siis nagu järglased tahetakse teha. Et vaata ongi ju see, et seal lõvikarjas ka see alfa pikalt lebotab seal, vaatab, et noored kuradi kaklevad oma vahel ja siis lõpuks tuleb ja teeb ise ära on ju. Räige loogika. Et proovige olla on point, arenege ise kogu aeg. Kui ei arene, siis ongi perse, siis tulebki see emotsionaalne petmine, siis võib tulla see füüsiline petmine. Et kõike peab olema nagu veits tasakaalus, et sa pead küsima, et mis su peas toimub, kas kõik on nagu fine, kas kõik on hästi, leidma seda niisama aega. Aeg on see kõige hullem asi. Mida leida on ju? Päris rets. Et ma nagu täiega nagu unistan, et ma saaks nagu varakult pensionile minna. Kahjuks mitte. Ei saa. Kahjuks ei saa. Et praegu on nagu jah, see aasta on üldse nagu veits nagu kukkunud ju sinna. Nagu veits läinud lappesse ikkagist. Miks? No see õnnetus. No jah. See võttis tegelikult nagu aasta alguse headelt emotsioonidelt
unustas need ära, siis varjutas nagu mingi 2 kuud elust ja siis sealt uuesti nagu tagasi tulla füüsiliselt ja vaimselt on olnud nagu keeruline. Ja nüüd ongi nagu võistlused ka, siis äkki saab selle aasta lõpetada nagu kas võigi nagu selles suhtes, et sai midagigi tehtud ja siis ikka järgmisesse aastasse tuleb vaadata. Nagu mul oli vahepeal nagu kopp ees ka igasugusest muust tööst ja värgist, aga ma juba vaatan sinna ka natuke pikemalt ette. Et jah, no üritan, aga samas ka tuleb küsida, et kuidas teisel pool läheb. jah, mitte ainult mõelda tööle ja trennile kogu aeg on ja no muidugi see on ka oluline, aga kui oled valinud selle tee, et sa tahad nagu paari suhtes olla, siis see on 3. töö veel lisaks tööle ja trennile. Et see asi vajab ka ikkagi pidevat nagu tähelepanu ja klapitamist, kompromisse. Jah. Kõigega ühel nõul olla. Alati ei saa tegelikult. Aga lihtsalt aktsepteerida vähemalt siis, kui kuskile maale on võimalik, on ju. Fantastiline. Jah. Teeme siinkohal. Jah. Tahad sa rääkida veel midagi? Ei, ma juba rääkisin oma elu asjad ära, et sa võid nüüd äkki, kuidas teil üldse see suvelaager läks? Kuule, väga tore oli meil. Ma ei saanud käru, palju teid oli seal? Me olime 9. Tegelikult täitsa siuke mõnus nagu sats on ja, et magamiskohti oli 13-le, aga ütleme 2 inimest viimasel hetkel veel nagu teadasid, et nad ei saa tulla ikkagi, mis iganes põhjustel on ja kellel mis seal on. Aga ja no üldse vaatame, selle korraldusega jäin ka ikkagi suht nagu hilja peale, et see asi tuleb varem ette võtta ja õnneks me saime selle majutuse poolt siukse hästi toreda pakkumised, kuna me tegime seal content'i ka ja maja oli tõesti väga äge koht on ju, Künnivilla, kes tahab vaadake järgi, et nad pakkusid meile siukest päris head soodushinda järgmiseks korraks, kui me tahame tulla. Et siis ma arvan, et me veel saame sinna tagasi minna ja siis vähe pikemalt nagu ette planeerida, et tõesti see koht nagu väga-väga meeldis. Viljandi reaalselt linnas sees, me läksime igale poole poodi jala, trenni jala, niisama jalutasime vaata seal Viljandi vahel ringi, et ma väga nagu... Sügispäevad. Jah, väga mõnus oli. Keegi sul sügisel ei võistle vist? Üks klient, aga ta oli meiega laagris ilusti ja ma arvan, võib-olla lähme kas jõulude aeg sinna, teha nagu siuke aasta lõpu kokkusaamine või siis järgmine suvi siis nagu lihtsalt varem panna paika see asi. Et jah, väga mõnus oli ja niimoodi korraks vaata olla naistega koos, naiste seltskonnas. Saame kõik oma rõõme ja muresid jagada ja minu meelest annab ka nagu nii palju sellist värskust ja head vaibi juurde ka on ja et väga mõnna oli ja kuule, aga ma arvan, et tõmbame kokku. Tõmbame otsa kokku. Vetsu minna. Et jah, loodame, et rahvale siis sai siin mingid mõttekohti nagu juurde või kui teil on praegu elus mingi raske periood või kui see Mari seal kirjutabki Velloga seda 6 kuud emotsionaalset petmist. Või no ongi kaaslasel see sotsiaalmeedia plingib kogu aeg ja siis kui sa küsid, et kuule, ma ei tea, et räägime niisama juttu natukene, siis ma ei tea, ma ei viitsi praegu, siis on nagu pahasti. No ühesõnaga, ma loodan, et mingi meie mõtted võib-olla aitavad teid, kui te vajate mingit suunda võib-olla natukene või siukest nõu, on ju? Me saame ise ka ennast siin parandada. Ja, ma arvan ka, et see, et me arutleme neid teemasid, annab meile ka uusi nagu vaatenurki. Et võib-olla sa said ka nagu täna aru, et tegelikult see emotsionaalne petmine on ikkagi päris hull asi, mida teha. Ei no muidugi on mõlemad igat pidi on hullud, et üldse suhe baseerub usaldusel. Ja nii kui sa selle usalduse tõmbad, et nagu siis peabki täiesti nagu nullist alustama. Jah. Sest ongi, kui mingid sotsiaalmeedia probleemid, siis tuleb sotsiaalmeedia ära kustutada lihtsalt.
ja need, kelle jaoks on sotsiaalmeedia elu, siis palun fucking hankige endale normaalne elu. Tehke midagi, millest te ise tunnete rõõmu, mida te jagama ei pea. Ja nii ongi. Jagage 1%, tehke lihtsalt vahepeal. Panen midagi. Otsin mingi 3 aastat vanuse nagu pildi. mina panen meelega valet pidi rattapilte. Lihtsalt sellepärast, et teisi närve jääda. Jaa, mõistlik. Kuule, aga thanks. Davai. Davai. Tšau, sõbrad. Like, subscribe. Comment.